ning Koogase tsenderdus ja jõuab seal löögi lähedale nüüd Kristjan Viikme, pall korraks kastist välja, kauglöök ja olemas, oi! Nõmme Kalju alustab võimsalt ja Oliver Konsa viib kolmandal minutil meeskonna juhtima, suurepärane karistlöök peale joole pealt ning parema jalaga võimas pomm tagumisse nurka ning on asunud Kalju kohe kiiresti 1-0 juhtima ning Tammeka seis muutus koheselt veelgi keerulisemaks. Näeme olukorda uuesti, pall sinna karistusest väljaspoolt, parema jalaga väliskülje vindiga võimas pomm Andrus Lukjanovil Tammeka väravas, võimalused selle tõrjumiseks puuduvad ning mänguseis on juba 0-1 Nõmme. Valtna teeb vea Kallastele, aga võib mäng ekstada, sest pall jääb Kallu valdusesse, Quinteri vastase kastis ja 2-0 on olemas! 34 minutit Damjana Quinteri lahendab seal kenasti söödumängu ja Ken Kallaste Kaljule võideldud palli ning viib Nõmme Kalju 2-0 juhtima, ehk et seda oma võimalust ongi Nõmme Kalju siin need viimased pool tundi oodanud ja saadi see kätte. Kena söödumäng Jevdokimoviga ning 2-0 on asunud Nõmme Kalju kohtumist juhtima ning Tartu Tammeka seis muutub üha keerulisemaks. Damjana Quinteri suunas käsi laiutab ja aga siin on Viikme nüüd vastase kaitseliini taga ning Kristjan Viikme ja olemas! Kristjan Viikme oma profikarjääri viimases kohtumises ei lahku väravata, vaid viib Nõmme Kalju 53. minutil 3-0 juhtima. Kindel olukord Nõmme Kalju kasuks ning Kristjan Viikme realiseerib selle kindlalt, pall tagumisse värava nurka ning Nõmme Kalju 3-0 juhtima. Tihon Žižov söödab, Jevdokimov jätab palli oskuslikult Viikmäele ning too realiseerib selle olukorra kindlalt. Nüüd enam Andrus Lukjanovil Tammeka väravas tõesti midagi teha ei ole. Viikmelt 2 täpset puudet ja kolmandaga tugev löök tagumisse nurka ning mänguseis 0-3 Nõmme Kalju kasuks ning selline lahkumisakord ehk et tõesti Igor Prins teeb vahetuse ning Kristjan Viikme läheb väljakult ära ning iga Kalju meeskonna mängija läheb seal veel teda embama, õnnitlema. See värav oli ka ülimalt ilus viis, kuidas lõus lahkuda ning Igor Prins sellistel hetkel ka selle vahetuse teeb. See on ilus žest igalt poolt ning ilus hetk. Kristjan Viikme väljakult ära ning teda asendama sama legendaarne, sama kogenud, meil kogenud mees isegi Sergei Terehov. Võimas lõpp karjäärile kahtlemata. Kristjan Viikme lahkub tippjalgpallist väravaga nagu ründajale kohane. Mänguseis siis 3-0 Nõmme Kalju kasuks ning Sergei Terehov tulnud puuri mööda paremat äärte, sööd Konsale. Konsa, kes siis teatavasti mängib täna oma kasvatajaklubi vastu ehk et Tartu jalgpall, Tartu Tammeka kasvandik Oliver Konsa on ning seal ta oma esimesed mängud meistriliigas tegi, pärast seda liikus ta Tallinnasse, esmalt TVMK-sse, siis Florasse, siis aga Nõmme Kaljusse ning siit tuleb Nõmme Kalju uuesti Quinteri vastase karistusest, läheb Lukjanovist mööda ja lööb neljanda, Nõmme Kalju ei rahuldu praegu selle 3-ga, vaid on alustanud Tartu Tammeka kallal tõelist lammutustööd. Damjana Quinteri lööb oma teise värava selles mängus ning Nõmme Kalju juhib juba 4-0. Tartu Tammeka on nüüd lagunenud, siin ei ole midagi öelda, meeskond on löödud ning ka peatreeneri Jotis Tampatopoulos praegu seal küljejoone taga oma vahetuspingil väga süngelt lihtsalt oma toolil. Siin näeme Quinteri pääseb Lukjanoviga silmitsi, kerge kehapete Lukjanov läheb murule ning siis Quinteri temast möödub ja järgmise puutega pall väravavõrku, mänguseis 4-0 Nõmme Kaljule. Kaldoja, Tiirik, keskele sealt leiab pakki üles, pakk lööb ja lööb ära Tammekale! Oi, 69 minutit Tartu Tammeka saab värava, mida nad senise mängu põhjal kahtlemata väärivad. Maido Pakk 69. minutil ning mänguseis on 1-4. Noh, ütleme niimoodi, et kes maailma jalgpallis toimuvaga rohkem kursis on, siis see kahtlemata teab, et
Nädala keskel teisipäeval Inglismaal peeti üks jalgpallikohtumine, vastamisi olid Reading ja Arsenal toona, kus siis Reading asus 37. minutiks mängu 4-0 juhtima, aga normaalaeg lõppes 4-4 viigiga ning kogu kohtumine veel, kuna lisaaeg tuli ka, siis lõpuks Arsenal võitis 7-5 ehk et on küll ülimalt keeruline uskuda, et suudaks Nõmme kailib olukorra kenasti vasakult äärelt Terehovi Tammekohvile võimalus ja millise tõrje teeb väravajoones Siim Tenno, uskumatu kaitsetöö tolles olukorras Tammeka keskpoolkaitsjalt. Terehov mängis üle Tamme, mängis üle Lukjanovi, aga suurepäraselt peaga väravajoonet suudab Siim Tenno selle palli tõrjuda. See oli selle hooaja meistriliigas paremaid tõrjeid kahtlemata. Tanel Melts nurgalööki toimetamas ning Tammeka mehed löövad selle kastist välja. Kenasti ning nüüd on vaja Coolilt täpselt söötu Quinteri ja on 5-1 olemas ja Damjana Quinteri hat-trick on ka selge sellega. Lööb 78 minutit Damjana Quinteri oma kolmanda värava selles mängus ning viib Nõmme Kalju 1-5 juhtima. On itaallane siis hooaja viimases mängus asunud kõmmutama ning on kõmmutanud 5. värava Tartu Tammeka väravõrku selles mängus ning kokkuvõttes oma selle hooaja väravasaldo on Quinteri nende 3 tabamusega nihutanud 9 peale ning George Cooley täpne sööt oli siis sedapukku see, mille Quinteri väravaks realiseerus. Bongo, kalduja. Palli kaotus Melts. Kurt. Koogas paneb pea vahele. Pato. Pakk. Saab, see ainus lisaminut on kohe ka täis saamas ning sellega on kohtumine ka lõppenud ning Nõmme Kalju meistrihooaeg 2012 on ka sellega lõppenud. Nõmme Kalju Eesti meistritiitel 2012 kindlustati juba 9. oktoobril, nüüd on see hooaeg ka lõplikult potti pandud, alistatud Tartu Tammeka tulemusega 5-1 ning trall, mis toimus veidikene ka juba Kuressaares, võib nüüd alata ja jätkuda siin Kadrioru staadionil tõeliste meistripidustustega. Tartu Tammeka on aga meistriliigaga sunnitud vähemalt hetkel hüvasti jätma, kui mälu ei peta 2005. aasta hooaeg sinna tõusti, aga nüüd pärast 8 meistriliigas lihtsalt hooaega on jäädud meistriliigas viimaseks, mis tähendab, et järgmisel hooajal Tartu Tammekal tuleb mängida Eesti esiliigas ning see on kahtlemata. Tere tulemast tagasi siia Kadrioru staadionile. Nõmme Kalju üks lemmikansambleid, ansambel Raisk on mängimas oma ühte laulukest, mis Nõmme Kaljule samuti väga meeldib ning Nõmme Kalju terve meeskond, kõik mängijad, treenerid, klubi ametiisikud, juhid, kõik on seal fännisektori ees juubeldamas vastavates särkides, tähistamas klubi ajaloo esimest Eesti meistritiitlit Eestis hooajal 2012, mis on siis tõesti Nõmme Kaljule, nagu öeldud, esimene. 2008. aastal Nõmme Kalju tõusis jalgpalli Eesti meistriliigasse ning on siis suutnud 5 aastaga tulla Eesti meistriks. Aastal 2008 lõpetati meistrivõistlused 5. kohaga, 2009 saadi 4. koht nagu ka aastal 2010. Eelmisel aastal võitis Nõmme Kalju hõbemedalit, kuigi pakuti Tallinna Florale kibedat konkurentsi, aga jagu Florast toona ei saadud. Täna võib öelda, on Florast jagu saadud ning ollakse Eesti meistrid aastal 2012. 92 punkti Nõmme Kalju sellel hooajal Eesti meistriliigas on kogunud. Kaotusi on sellel hooajal Kalju saanud meistriliigas vaid 2, need mõlemad tõsi küll Flora käest, neist viimane nädal aega tagasi, aga lõppkokkuvõttes tuleb öelda, et on Nõmme Kalju hooaega ääretult kindlalt mänginud, ei ole lasknud ennast mitte mingilgi hetkel oma teelt väärata, on kindlalt ära võetud need punktid tabeli tagumise otsa meeskondade vastu. Rasketes mängudes teiste tippmeeskondade Flora ja Levadiaga on vajalikel hetkedel löödud need vajalikud väravad, on võetud ära sellised koledad ja inetud võidud ja viigid, mis on vajalikud alati ükskõik millises riigis meistriks tulekul, sellepärast et lihtsalt meistriks tulla
pole võimalik, vaid on vaja osata võita ka selliseid mänge, kus kuigi hästi või see neil ei õnnestu. Ning ühtlasi võib nüüd raporteerida samal kui Kalju hakkab kohe meistritiitlit kätte saama, raporteerida murrangulistest sündmustest mujal, ehk et Narva Trans on suutnud Tallinna Flora vastu 93. minutil lüüa 2-2 viigivärava, mis tähendab, et Eesti meistrivõistluste hõbemedal kuulub tänavu Levadiale, pronks Florale, 4. on Trans, 5. on Sillamäe, 6. Paide, 7. Viljandi, 8. Kuressaare, 9. Tallinna Kalev, 10. Tartu Tammeka, aga Eesti meister aastal 2012 on Nõmme Kalju ning Alo Pärengruu meeskonnakapten saab Eesti Jalgpalliliidu presidendilt Aivar Pohlakult üle Eesti meistrile ette nähtud karika ning Eesti meister 2012 Nõmme Jalgpalliklubi Kalju ning pidu Kadriorus on alanud, litrikahurid, saluudid, publiku ovatsioonid ning Eesti meister 2012 Nõmme Kalju on nüüd hooaja võidukalt lõpetanud ja võib nüüd alustada pidutsemist, mis kahtlemata selle väsitava hooajaga on ära teenitud. Märtsi alguses alustati Eesti meistrivõistlusi ning need 8 kuud, mis on mängitud, tähendavad seda, et meister on Nõmme Kalju ning nagu kuulete ka, vastav laul on mängima pandud. You're simply the best lauldakse Nõmme Kaljule Kadrioru staadionil ning tõesti sellel hooajal aastal 2012 Nõmme Kaljule vastast Eesti jalgpallis olnud ei ole. Eesti meistritiitel kuulub Nõmme Kalju jalgpalliklubile ning tähistamine saab kahtlemata olema sellele nende kõigi valatud higi, vere ja pisarate vääriline täna ning selle on Kalju kahtlemata igatepidi auga ka välja teeninud. Näeme, et seal erinevad mängijad Hidetoshi Vakui ja Damiano Quinteri, Jorge Rodriguez ja paljud kõik teised mehed ka, kes Nõmme Kaljut Eesti meistritiitlini on viinud. Seal kõik koos ollakse tähistamas ja nagu öeldud tõesti kahtlemata Kalju on sellel hooajal Eesti meistritiitli vääriline. TV6 otseülekanded Eesti jalgpalli meistriliigast hooajal 2012 on sellega lõppenud. Suur aitäh, et olete meiega märtsi algusest nüüd novembrisse kaasas püsinud, vapralt vaadanud seda jalgpalli, mida Eesti meistriliigal on pakkuda ning ma usun, et see hooaeg on meile kõigile tõestanud, et jalgpalli Eesti meistriliiga on ainulaadne võistlus, meil Eestis mitte midagi paremat võtta ei ole ja see, mis võtta on põnev, on huvitav ja on tore. Šampanjat pritsib selle hooaja lõppedes Nõmme Kalju, kes hakkab seda pritsima aasta pärast, selgub uutes ülekannetes uuel hooajal, mis algab märtsikuu alguses ning kõigi eelduskohased samuti TV6 ekraanil. Mina, kommentaator Ott Järvela, tänan teid vaatamast ning soovin ilusat sügise jätku. Eesti meister jalgpallis aastal 2012 on Nõmme Jalgpalliklubi Kalju.